hei Jüri! Kuule, vaatan, et sõidad uue elektriautoga. Mul oleks paar küsimust elektriautode kohta. On sul aega rääkida? Hei, muidugi räägime. Ma panen auto laadima, siis saame jutustada. Kõik räägivad sellest, et elektriautodega sõitmine on jube odav. Kas on ka siis nii? Kõik algab sellest, kuidas vaadata elektriauto kogu ülalpidamist, sõltub sellest, kus sa elektriautot laed. Kindlasti laadides ühistaristus peab arvestama, et see on teatava mugavusteenusega. Kui sa laed kodus kodulaadijast, siis sa saad ise seda hinda kontrollida ja tegelikult teha seda väga soodsalt. Aga kui palju sa siis ühe laadimisega sõita saad? Ühe laadimisega selle konkreetse Renault Megane E-Techi sõiduulatus VLTP andmete järgi on 450 kilomeetrit. Eestis reaaloludes see auto sõidab kuskil 400 kilomeetri juures. Ja kas oskad öelda umbes, palju on Eestis laadimispunkte? Eestis on laadimispunkte tulemas sisuliselt iga päev pidevalt juurde ja erinevad teenusepakkujad on aina oma võrku edasi arendamas. Eestis toimivad teenusepakkujad on oma võrku juba ehitamas ka Eestist väljapoole. Et täna, ütleme, ühistaristu järgi sõiduulatuse osas mingit hirmu tundma ei pea, aga veel kord, kõige tähtsam on see, et alustada laadimispunkti välja kujundamisest oma enda lähima kas kodu või kontori juures. Ja kõik see, mis sealt edasi tuleb, on juba puhtalt mugavusteenus. Ja palju sellel uuel Renault siis täispaagi laadimine aega võtab? Selle auto 10% pealt 80% laadimine, tal on laadimisvõimekus 130 kilovatti, siis me võime arvestada, et alla tunni aja on see auto täis laetud, eeldusel me kasutame siis kiiremat tüüpi laadijat. Kui me laeme seda autot kodus ja meil on kodus pandud 22 kilovatine laadija, siis tegelikult Renault enda eripära ongi just see, et tal on kiire pardalaadija, ehk siis tal on 22 kilovatine laadija, siis me võime arvestada, et see auto laeb ennast täis 3,5–4 tunniga. Kõlab päris hästi, aga tohime istuda autosse ka? Absoluutselt, vaatame üle. Teine popp teema on automaks ja nüüd selle eeldatava automaksu valguses, mis võiks olla selle elektriauto eeldatav hinnavahemik? Täna me oleme enda jaoks välja arvutanud, et elektriauto, konkreetselt selle Megane E-Techi aastamaks on kitsa plaani järgi 30 eurot aastas ja registreerimistasu on 300 eurot. Ja kui täna võrrelda niimoodi sisepõlemismootoriga samas suuruses autodega, siis me räägime, ütleme siin 1000 eurot ja ülesse poole, et kindlasti sellises kombinatsioonis loogika siin toimib hästi. Ma olen kuulnud, et elektriautodega sõitmisel võib tulla see nii-öelda sõiduärevus. Kas ma jõuan ikka õigel ajal kohale, palju mul siis akut alles on ja nii edasi. Miks on Renault selles osas parem? Renault ja mõnel üksikul autotootjal on tegelikult sellel olemas väga hea lahendus, kuna Renault kasutab siin otsast lõpuni Google'i kaarte ja tegelikult see tehnoloogia toimib siin väga hästi, siis siin näidates väga lihtsalt sul ära, et kui sa oled planeerimas mingit sõitu, sisestad selle aadressi, näiteks meil on siia pandud meie Osmussaare City Motors Lasnamäe esindus, vajutades asukohale, ta näitab ära kohale jõudmise akujääki. Ehk siis, kui me alustame sõitu praegu selle akutasemega, mis meil on, siis kohale jõudes on sellel autol veel 96% akut alles. Ehk siis, mida see annab sul, ongi see, et sa tead täpselt sihtkohta jõudes, kui palju on sul autos akut alles. Ja kuidas on näiteks sõidumugavusega? Elektriautod on üldse tuntud oma hea kiirenduse, hea sellise sõidudünaamika poolest. Elektriautol on kogu aeg, kogu ulatuses selline hea vääne. Selle konkreetse auto kiirendus on 7,4 sekundit 100-ni. Aga peamine, mis tegelikult mõjutab sellist igapäevaelu, on äpist juhtimine nii siis suvel jahutamise osas kui talvel soojendamise osas, et sa saad kõike seda distantsilt teha, akust voolu võtmata ja tegelikult see teebki sellest elektriautost mugava kaaslase. Ja miks just sina eelistad elektriautot? Peamine elektriauto puhul on ikkagi aru saada nendest ülalpidamiskuludest. Elektriautot on soodsam pidada, kuigi võib tunduda esmapilgul, et tegemist on suurema investeeringuga, siis pikas plaanis saades selgeks, kuidas sa seda autot laed, kus sa seda autot laed, milline on tema selline igapäeva kilometraaž, siis tegelikult elektriauto pidamine tuleb väga soodne. Ehk siis me peame arvestama kuskil veerand siis tava sisepõlemismootori hoolduse hinnast, et siin on palju vähem asju, mida siis kontrollida, siin ei ole õli, mida vahetada, et tegelikult elektriauto enda ülalpidamiskulu on pikas plaanis soodsam, kui on seda sisepõlemismootoriga autol.
esmapilgul võib tõesti tunduda, et elektriauto on suurem investeering, aga kuniks on võimalus hakata raha koguma või siis kaaluda ka teisi alternatiive. Jälle sain midagi uut teada. Aitäh sulle, Jüri!